Matti Moguchi. Kas ma saan unustada Liiut? Kas ma saan unustada Liiut? Ei! Ise kui ma peaksin ära sööma jälle 1 6-kilose sefiiritordi ja takka pihta 50 sinu kõige magusamat vahukoorekooki. Isegi siis ei unustaks ma su hella hoolitsust ühe vaese näljase luuletaja saatuse pärast. Sinu kõrval võtaksin ma kaalus 2, 3, 4 korda juurde ehk kantakse mind isegi Guinessi rekordite raamatusse. Oo, Liiu! Ja seda ainult tänu sinule, sinu kondiitori oskustele, sinu imeliste käte muinasjutulisele hoolitsusele mu igapäevase menüü eest, mis seni koosnes vaid lihtsast sepikust ja 50 kopikalisest maksavorstist. Nüüd söön iga päev kõhu ägisemiseni torti täis, nagu päikese kuningas Louis XIV. Lõmpsin vahukoort, mida sa oled teinud terve vannitäie, sest pangetäiest jääb mulle väheseks. Mugin suu kõrvuni pungis sinu malu maitsvat stritslit. Neelan su oivalisi peseesid, õgin su Moskva saiakesi. Ole õnnistatud, Liiu. Olgu õnnistatud see imeline õppeasutus, Tallinna kondiitrikool, kus sa õpid. Liiu, saan ma siis unustada su saiakesi? Võin ma siis ühe korraga heita peast kõik selle hea ja maitsva, mis sa oled teinud mu heaks? Saan ma siis unustada kreemi maitset su kätel, mis aina sõtkuvad magusat tainast mu jaoks? Sina äratasid must mehe, möirgava lõvi. Sina kehutasid mind kõigest suuremaid ja raskemaid maailmarekordeid lööma, hammastega üha uusi medaleid ja vimpleid võitma. Ja usu mind, Liiu, minu kõrval tõused ka sina maailma kuulsuseni, surematuseni Guinessi lehekülgedel. Sest mulle oled sa andnud kogu oma jõu, energia ja kalorid vastu saada ka maailma. Kõige peenema talje ja kergema keha, maailma kõigi tüsedusele kalduvate koduperenaiste kadeda õhkamise. Aastast 1924.